Käes on juulikuu ja aeg vaadata järgneva kuu astroloogilist prognoosi. Juulikuus siis algab pihta Uraani ja Pluto trigoon väga tugevalt. Sellest kõigest räägime kohe täpsemalt, aga enne, nagu ka ennevates prognoosides, enne kui lähme juulikuu juurde, siis teeme kiire ülevaate juunikuust, kuidas siis eelmise kuu arhetüüpsed olukorrad, suhted välja paistsid. Juunikuu ülevaade. Eelmises videos vaatasime Saturni ja Neptuuni ühendust, ehk siis Saturn ja Neptuun on praegu taevas koos. Ja see Saturn-Neptuun on selline suurem teema siin praegusel aastal, eriti nüüd sellel suvel on nad seal täpselt taevas koos. Ja siis järgmise aasta alguses saavad nad uuesti kokku, et see Saturn ja Neptuun on selline väga aktuaalne teema praegu. Eriti jõuliselt siis siin selles suves, see suvi on nad seal taevas koos. Et viimati selline sama seis, kus siis see Saturn ja Neptuun seal taevas kokku said, oli seal 1989, kui Berliini müür langes ja Nõukogude Liit lagunes. Aga vaatame, mis meil siis silma jäi. No nii, siin siis veel see horoskoop ja siis näha, kuidas nad siin taevas koos on, et siin siis Neptuuni glüüf ja Saturni glüüf, no see vähem kui 1 kraad nende vahel juunikuus ja juulis-augustis. Nüüd, kui võtame siit selle järgmise pildi, siis näeme siin on sellise graafikuna see joonistatud, kus siin on see 1-kraadine täpsus on siin vasakul, on näha, kui täpseks ta läheb. Ja siin 8. juunil ta saavutas sellise 1-kraadise täpsuse ja ta on põhimõtteliselt terve suvi, siin august 24, on siis nad seal taevas koos. Mida täpsemini siis 2 planeeti omavahel suhtes on, praegult siis Saturn ja Neptuun ühenduses konjunktsioonis, siis seda ilmsemalt on näha nende selle 2 arhetüübi sellist koostoimet meie igapäevaeludes. Aga hoidsin siin juunikuus silmad lahti ja proovisin jälgida sellist arhetüüpset vaibi või ilma, et kas need Saturn ja Neptuun kuidagi silma paistsid ja päris ägedad asju märkasin. Siit veel kiiresti selles videos siis keskendume natuke nende või Neptuuni nendele veeteemadele. Siin siis selle Neptuuni arhetüübi need vett puudutavad kirjeldused, et ta on siis nii Kreeka jumal Poseidon ja Rooma jumal Neptuun, selle merejumala järgi ta oma nime saanud, ja see merejumala hark on tema selleks astroloogiliseks glüüfiks ja siis Rooma jumal Neptuun nende sümboolses seoses veega. Meri, ookean, jõed ja udu ja lähtudes sellest ka vedelik ja lahustumine, lootevesi ja sünnieelne, pooriline ja eristamatu vesi, mis puhastab ja tervendab, sulatab ekstaas ookeani tunne. Ehk miks siis ka astronoomid siis panid, see on avastatud siin 1840 midagi, et miks ta siis sai sellise Rooma merejumala järgi endale nime, siis kui nad seal teda esimest korda läbi teleskoobi vaatasid, siis ta paistab selline sinine planeet ja nad arvasid, et see on veeplaneet ja sealt ka siis tuli talle astronoomide poolt sellise merejumala nimi, aga kui siis astroloogid hakkasid vaatama Neptuuni sünnikaartidest, transiitidest, siis nad nägid, et sellise nime tabaval kombel, sünkroonsel kombel Neptuun kannabki endas selliseid veega, lahustumisega, merega, jõgedega seotuid. Ta on sellega sügavalt seotud oma sellest arhetüüpses olemuses ja niiviisi sünkroonses mõttes astronoomid panid siis Neptuunile ka õige merejumala järgi nime. Ja siis nende veeteemade juurde tuleme selles videos rohkem, kui vaatame seda juunikuud ja seda Saturni Neptuuni siin juunikuus. Ma arvan, et ehk vaatame ka juulis ja augustis, et see on selline väga aktuaalne praegu jõuliselt pildis. Ja siin kiirelt veel siis Saturnis ka, et mida Saturn endast kannab, ta on selline piir, struktuur, materiaalsus, kõik selline käekatsutav päris maailm. Ta on selline loob pinget, rõhub, surub, ta on siis, ma ei tea, saatuse käsi, karma. Ma ei hakka siit seda kõike üles ette lugema, saate siin pausi peale panna. Seal Saturn Neptuuni videos ka läheme, see on siis 2025. aasta prognoos on süvitsi tehtud Saturni Neptuunile ja ka eelmise kuu videos on ka palju sellest juttu. Et siit lihtsalt niiviisi meelde tuletavalt, et Saturn on siis seotud sellise reaalse maailmaga, käega katsutav, kõik selline struktuur, kõik selline ajaga sisse töötanud rada, süsteem, selline reaalne maailm ja Neptuun siis selline lahustav, ookeanlik, selline transcendentne
Nemad on siis seal taevas koos, need 2 planeeti, arhetüüpi, kuidas neid ka nimetada. Ja mida ma siis nägin, palju on siis sellist sarnast kõnepruuki ja ka viiteid siis sellele poliitikas, sellele viimasele hetkele, kui siis Neptuun ja Saturn taevas koos oli, ehk see 1989, Berliini müüri langemine, Nõukogude Liidu lagunemine, see siis põhimõtteliselt oli ka sellise maailmakorra lagumine, mis oli pikka aega kehtiv. Nüüd täna ka väga palju kuuleme seda, et me näeme sellist uut maailmakorra teket praegu. Ja siin siis Alexander Stubb, Rootsi või siis Soome president, 25. juunil, siin 4 päeva tagasi, siis oma pöördumises NATO sellelt, mis on siis peakohtumiselt, siin on ka see viide, et Alexander Stubb siis ütleb, et ma arvan, et me tunnistame praegult maailmakorra muutumist. Ja väga hästi läheb siis selle Saturni Neptuuniga kokku, väga sarnaselt, nagu me tunnistasime siis 1989 väga suurt maailmakorra muutumist siis ka praegult. Tänu sellele, mis rolli kannab Ameerika, USA, kuidas Euroopa muutub, kuidas kõik suhted riikide vahel muutuvad ja väga süvitsi, et sellist põhjapanevat muutust ei ole siin pikka aega olnud. See on väga kajab selle Saturn-Neptuunilikult, ehk siis Saturn, see kord, sisse käidud selline struktuur, süsteem, rada, ja siis Neptuun tuleb sinna, lahustab seda, muundab seda, toob sinna mingi uue kõrgema ideaali, samas on väga selline illusoorne aeg, palju valeuudiseid, selliseid võlts arusaamu, et selline keeruline piiride hägustumise, struktuuride muutumise aeg. Et sellist kõnepruuki ja viitamist sellel aastal 1989 ja sellist suur ülemineku aeg on praegu. Aga siit järgmisena, siis siin veel on näha ka, ma tõin see näite, et siin Berliini müüri langemine 1989, 9. november, Saturn ja Neptuun taevas koos, täpselt samamoodi nagu nad praegult on, et see toimub siis seal iga sellise üle 36 aasta tagant saavad nad siis seal taevas kokku. Vesi, Neptuun on siis see suur vee, kannab endast vett, ookeanid, kõike siis jõgesid, vihma, kõik mis on vesi on seotud Neptuuniga. Saturn jälle selline tsüklilisus, kõik selline päris käegakatsutav maailm, reaalne maailm. Ja vett on see aasta, siin ma näitud on siin kodumaalt, et kuidas vihma on see aasta tohutult palju. Et see Neptuun tugevas seisus Saturniga viitab siis nendele veeteemadele, see aasta on veeteemad hästi jõuliselt esil, ühes kohas on hästi palju vett, teises kohas on hästi suur põud. Mis on põud? Põud ongi vee puudumine. Ehk siis see on siin nädal aega vana uudis, et täna siis Soomaal on see suur vesi, kus saab siis, mis on, ma ei teagi, siis väga vähe üldse ajalooliselt toimunud, et kuskil 15 aastat või siin vahepeal isegi 20 aastat tagasi oli viimati selline suur veeuputus, et sellel Saturni, Neptuun on seal taevas koos, samal ajal siis siin all meil Eestis on ka selline suur vesi, neid uudiseid, kui palju vett on, endalgi siin lähed vaatad kaevu, siis kaev pole nii täis, ma pole kunagi kaevu nii täis näinud. Et selline teatav sünkroonsus siis, ehk see arhetüüpne astroloogia vaatab siis seda, kuidas need planeedid on seal üleval ja siis mis siin all toimub, et see on see Plotinuse tsitaat, et kuidas ülal, nõnda all, nii-öelda selline, et kõik hingab koos, selline sünkroonsus, et see ongi arhetüüpse astroloogia mõte, on siis vaadata neid sünkroonsusi, aga need ei ole, need planeedid seal üleval, need sündmused siin all ei ole omavahel seotud sellises põhjus-tagajärg viisipidi, sellest ma olen siin varem ka korduvalt rääkinud, et ei saa vaadata, et need planeedid seal üleval põhjustavad siin all siis, ma ei tea, sellist suurt vett on ju. Et see on pigem selline sünkroonsus, kuidagi see toimib koos, mis see põhjuslikkus seal taga on, seda me ei tea, ta ei ole kindlasti selline, nagu me teame põhjuslikkusest sellise teadusliku meetodi põhjus-tagajärgi järgi, et sellist, me ei tea, et seal oleks sellist põhjus-tagajärgi, aga see on pigem sellist öeldakse, et siis see põhjuslikkus või see koos toime on sellist arhetüüpset laadi. Siis päev vana uudis või eilsest vana uudis, et siis Hiinas
kõige suurem üleujutus siis nii-öelda siis selles kaasajal, Hiina ajaloos. 80 000 inimest evakueeritud, tohutud üleujutused Hiinas. Noh, jälle sellised sünkroonsused sellega, kuidas siis seal planeedil seal üleval on see vee, Neptuun, kes esindab seda vett, on ju ookeanid, Saturn, ja siis nemad on seal taevas koos terve see suvi, see selline 1-kraadine täpsus seal, siis sinna all samal ajal toimuvad riimuvad, kooskõlalised, sellised koos hingavad sündmused. No siis suur põud muidugi siin Sambias ja Malawis, üks suuremaid põude viimasel 2 dekaadil. Noh, Euroopas nüüd siin Kesk-Euroopas ja Lõuna-Euroopas on siin kõigi aegade kuuma rekordid. Me siin mõtleme, et see suve võiks kuidagi siia üles ka jõuda, aga meil siis siin kõigi aegade suurim vesi. Noh, üks suuremaid. No ja siis muidugi, mis jäi silma ka, Neptuun, kui ta avastati, siis Neptuun on seotud ka kõik selliste illusioonidega, sõltuvustega, ta on nagu igatsus sellisest kosmilisest, sellisest ühtsusest, sellisest veelaadsest, sellisest ühendusest, vesi on ka selline ühendav, piirideta. Et siis kui ka Neptuun avastati, siis sellel ajal hakkasid ka tehnoloogiliselt siis tulema sellised fotod, filmid. Siis Neptuun on seotud kõik selliste kujutistega, piltidega, videotega, võltskujutistega, illusioonidega, ideaalidega, kõik sellised kõrged pildid, ideaal on selline kõrge pilt, sümbol milleski, et siis praegult ka kajab hästi kaasa, seal TikTokis siis on need AI videod, siin on mingi suur tsunami laine, mis siis on mega viralid või siis viraalsed, et 100+ miljonit vaatamist. Keegi siis genereerib AI-ga sellise hiidlaine, jälle väga neptuunilik on ju. Ja siis see saab 100+ miljonit vaatamist, sealt TikTokis miljoni vaatamisest saab kuskil 20–50 taala. Siis teed ühe video, saad selle eest mingi 2–5000 euri. Pole kõige kehvem business. Ehk siis see illusioonide, mis siis AI toob, täna on raske enam uskuda, mis on päris internetis. Ehk siis see on ka väga, mida Neptuun endas kannab, on selline pilt, video, võltspilt, et kõik sellised pildid. Näiteks see nartsissus, siis seal müüt nartsissusest, kes on seal sellel tiigikaldal, vaatab sealt siis peegeldusest oma pilti, et veest peegeldab ka vastu selline pilt. See võib olla ka siis illusoorne, võime nendesse illusoorsetesse piltidesse kinni jääda. Olgu see siis sotsiaalmeedia, ma ei tea, mingite shitpostide vaatamine või mida iganes. Et siit ka kumab see Neptuun väga hästi läbi. Ja siis terve see suvi tasub siis hoida silma peal sellel Saturn-Neptuunil, selle jaoks on pühendatud siis eraldi 2025. aasta prognoosi video. See on väga aktuaalne teema, väga jõuliselt nüüd sellel suvel. Mingi vaadake eelmise kuu videot, seal me ka räägime sellest, et see on teema, mida me avame siin korduvalt, sest see on see nii-öelda see öeldakse maailma transiit, see kõige tugevam välisplaneetide seis, mis hetkel on aktuaalne, mis seda elu siin all siis mingis mõttes, kuidas me hingame siis koos ja sealt ülevalt on siis võimalik ära tunda, et näed, et see mingil imepärasel kombel see kuidagi toimib koos. Aga nüüd lähme juulikuu juurde. Meil on siis siin värskelt minemas 3-kraadilisse täpsusega, siin on Uraani glüüf, siin on Pluto glüüf, siin on Uraani, see on küll digitaalne pilt temast, aga tal on ka ringid nagu Saturnil, selline sinist laadi planeet, ja siin on siis Pluto, see on küll reaalne foto. Siin on trigooni märk, see on 3-nurk. Trigoon siis tähendab, et Uraani ja Pluto vahel on siis selline 120 kraadi nurk. Nad saavutavad siis seda täpsust siin täpselt, ütleme siin juba juuni keskpaigast, kui nüüd sisenevad sellisesse väga tugevasse koostoimesse. Siin ka siis horoskoobis näha, et näete siin Pluto siin, Uraan siin, nende vahel siis see sinine joon, et sinine joon, siis see pikk sinine joon horoskoobis viitab ka siis sellele trigoonile, et nende vahel siin siis on 120 kraadi. Ja siis meie muidugi oleme siin keskel.
see siin on horisont ja päike tõuseb siis siit poolt. Natuke sellest horoskoobist ka. Et trigoon, jah, ja trigoon siis oma olemuselt, ta on selline, öeldakse, ta on siis pehme aspekt. Et tugevad aspektid on sellised väljakutsuvad, toovad sellised väga jõuliseid väljakutseid, ülesandeid. Trigoon siis selline pehme aspekt, et nad toimivad koos hästi, et need arhetüüpsed energiad, voolavused on sellises heas koostoimes. Ja kuna Pluto liigub hästi aeglaselt, Uraan samuti, siis see on ka selline pikk jutt. Et nüüd me näeme siin, see on see esimene laine, kuhu me siin siseneme siin juuni algusest või juuni keskpaigast ja see on siis detsembri lõpuni oleme selles 3 kraadis täpsuses. 3 kraadi on siin. Noh, sisuliselt see tähendab, et see 3 kraadi siin 120 kraadi nende vahel, ehk siis see 117 kraadi kuni 123 kraadi, noh see 3 kraadi täpsus nende vahel tähendab seda, et see on need Pluto ja Uraani ja see koostoimad on eriti jõuliselt näha, kui me oleme siin selles 3 kraadises piirkonnas või vahes. Ja noh, nüüd me siseneme selle esimesse lainesse ja nagu näete, siis see Uraani, Pluto, trigoon on selline pikk jutt siin, et ta liiguvad seal retrokraadselt vahepeal tagasi, et siis need lained siin tulevad siin järgmine aasta, siin 2008 aasta alguses ja siis ka veel viimane laine siin 2029 aasta alguses. Et Uraan ja Pluto trigoon on ka siis selline asi, mida tasub siin järgnevatel aastatel väga tugevalt meeles hoida. Ja mida see siis tähendab? Uraan siis oma olemuselt on selline äkiline muutuja, ta on esimene planeet, mis siis avastati kaasajal teleskoobiga, seal 1780 kopikatega midagi. Ja ma loen siin ette, mida siis Uraan endast, natuke siis Uraan iseloomustada teile, enne kui lähme siis paneme need 2 kokku, Uraan ja Pluto. Uraan siis äkilised muutused, äkiline avanemine, ärkamine, leidlikkus ja loominguline läbimurre, hiilgus, läbimurre, mäss piirangute ja status quo vastu, vabadus on väga selline uraanilik, Uraani teema, ebakorrapärasus, eksentrilisus, iseärasus, ebastabiilsus, ettenägematus, kõik selline ootamatu. Tehnoloogiline areng, tehnoloogiaga seotud ka elekter, tung uudsuse ja uue poole, kõik siis sõna uus on siis see, uus ja ootamatu on Uraanile väga omane. Ootamatu ja lõhestav, loov ja mässumeelne triksteri energia, Kreeka taevajumal Uranos, selle järgi ta sai oma nime, ja Prometheus, titaan, kes mässas jumalate vastu, varastas tule taevast ja vabastas inimkonna. Ehk siis Kreeka müüdis, kui me vaatame Prometheuse müüti, millest kindlasti teeme kunagi ühe podcasti, kellegiga, kes seda müüti hästi tunneb, siis Kreeka müüdist Prometheus vastab väga siis sellele Uraani olemusele. Sünnikaardis, kui me vaatame teda maailma transiitides. Nii palju siis Uraanist natukene. Pluto siis on selline sügav loodusjõud, intensiivne, öeldakse, et kõik, mida Pluto puudutab sünnikaardis maailma transiitides, siis ta annab sellist väga tugevat jõudu juurde, väga tugevat sellist kuskilt sügavat tulevat loodusjõudu, sellist võimas, Pluto on väga võimas, võimestab kõike, mida ta puudutab. Nad on selline loodusjõud, sügavus ja intensiivsus, see, mis sunnib, annab võimu, intensiivistab kõike, mida see puudutab. Et siin on pikk need Pluto need omadusi, Pluto arhetüüp, kuidas siis Pluto arhetüüp võib esineda, ta on siis seotud kõik sellise sügavusega, ta on seotud allilmaga, erinevad allilma teemad. Selline elemendiline, selline loodusjõuline, geoloogiline, et sellised geoloogilised nähtused nagu vulkaanid, tormid, kõik selline võimas loodusjõud, mis tuleb ja hävitab ja loob midagi uut. Et Pluto on siis, ta kannab endas sellist hävituse ja regeneratsiooni sellist omadusi või et see oma arhetüübil on see väga omane, Pluto arhetüübile. Et on selline võimas ja nüüd ongi siis see Uraan ja Pluto seal taevas trigoonis, ehk nad toimivad omavahel väga jõuliselt, toetavad üksteist ka mingis mõttes harmooniliselt. Et siis nüüd saame jälgida, nüüd me siseneme sellesse Pluto Uraani jõulisesse trigooni 3-kraadisesse täpsusesse, et mismoodi on see siis meil siin õues näha. Ja enne kui läheme selle juurde, siis loeme ka siis neid veel piltlikustame, et mismoodi siis Uraan ja Pluto, kui nad kokku saavad, et mismoodi nad siis trigoonis võivad väljendada. No siis transiitide omadused. Sügav püüdlus muutuste, reformide ja transformatsiooni poole. Võimas impulss tuua esile uut.
osaleda evolutsioonilises ja revolutsioonilises muutuses nii isiklikus elus kui kollektiivses elus. Kunstiline ja teaduslik, leidlikkus ja loovus, tehnoloogilised eksperimendid, uuendused ja edasiminekud, tahe edendada sotsiaalset õiglust, võrdsust ja vabadust, kultuuriline ja poliitiline vabanemine, ökoloogiline teadlikkus, seksuaalne vabadus, sügavam ühendus kehaga, instinktidega ja loodusega, suurem kogemuslik intensiivsus, alla surutud energiate aktiveerimine elu edendavatel viisidel, uus juurdepääs psühholoogilistele sügavustele, perinataalsed kogemused. Sellest kõigest on siis Anna Luigaga podcast tehtud, minge kuulake, link siin kuskil üleval. Võime sügavamale laskuda suurema teadlikkuse, vabaduse ja transformatsiooni saavutamiseks. Nooruslike energiate ja vastukultuuriliste ja kontrakultuuriliste impulsside ärkamine, tunna olla seotud suuremate põlvkondlike ajalooliste ja evolutsiooniliste impulssidega, mis kujundavad kollektiivse psüühika sügavusi. Siin võib öelda psüühe. Natuke siis see uraani selline mässumeelsus, uuenduslikkus, revolutsioonilisus koos siis Pluto sellise sügavusega, jõulisusega tuua siis midagi täiesti uut esile, hävitada ja tuua midagi uut välja. Esimene märk siis, 14. juuni 2025, No King's Protest USAs. Üle USA siis üks kõige suuremaid meeleavaldusi üldse USA ajaloos, presidendi vastu, siis Trumpi vastu, väga huvitavalt siis ja teine näide, mis ma tõin siis 8. juuni, need on kõik uudised, mis meie mainstream uudistekanalitest läbi käisid, siis LA Riots 8. juuni, kus siis Trump saatis välja, see saati Kaitseliit, National Guard ja siis veel sõjavägi ka, merejalaväelased saadeti siis seal nende mässajate meeleavaldajate vastu, kes seal demonstreerisid või siis avaldasid meelt, mässasid siis selle ICE vastu, kes saadab sealt neid immigrante USA-st välja. Ja mis on siis huvitav, kui me siin vaatame 8. juuni, 15. juuni on need kuupäevad, või 14. juuni, 8. juuni, et siis kui uraan ja Pluto trigoon hakkab siin saavutada oma 105-kraadilist täpsust, 8. juuni, 15. juuni, siis näemegi sellised esimesi suuri meeleavaldusi. Väga huvitav on ju. Et selline sünkroonsus jällegi, uraan siis oma sellise revolutsioonilisusega, Pluto oma sügavusega, loodusjõud, mis haarab masse, tuleb ja siis me näeme samal ajal, kui siis tekib selline planetaarne seis, me näeme neid sündmusi tänavatel. Siis siin tõin teile veel ühe näite siis aastast 2011, kus oli siis, kui praegu me oleme siis Pluto ja uraani trigoonis, siis 2011 me olime Pluto, uraan ja Pluto kvadraadis, kus nende vahel 90 kraadi. Siit ma muidugi tõin ühe näite, aga see on, siin siis oli samuti selles perioodis, siin saab tuua teisi näiteid ka, kus on palju meeleavaldusi erinevate eelnevalt loetletud teemade üle. Tuleme selle juurde järgmises näites ka veel sügavalt juurde, aga ma tõin siis ühe näite sellest eelmisest kvadraadist, mis nende vahel olid, kui nad olid jälle tugevas seoses suhtes omavahel seal üleval. 2011 siis oli Occupy Wall Street oktoobris. Suuremad jälle meeleavaldusi USAs väga pikka aega kestis. Mida me siis, lihtsalt öeldes, mida me näeme, kui uraan ja Pluto satuvad taevasse sellisesse tugevasse aspekti, olgu see siis opositsioon, konjunktsioon, ühendus, kvadraat või siis see trigoon, mis praegult on, siis me näeme uues selliseid revolutsioonilisi mässu meeleavaldusi, inimesed tulevad tänavatele, millegi uue seisavad millegi sügava nimel. Sellele siis keskendub ka terve peatüki oma raamatus, Richard Tarnas oma raamatus Kosmose psüühe, mida tõlgitakse praegu eesti keelde, seda teeb siis Edmund Burke'i selts, see peaks ilmuma siin paari aasta jooksul, et siin on siis pikalt siis juttu sellest uraanist ja Plutost meie siis selle tsivilisatsiooni ajaloos. Ja huvitaval kombel iga kord, kui need planeedid satuvad siis sellisesse tugevasse aspektidesse, siis õues on sellised revolutsioonilised ilmingud. Nii, aga siis pikemalt peatume, et seda uraani ja Pluutot teile lahti seletada siis selle 1960-ndate juures, kus siis uraan ja Pluuto olid taevas koos ühenduses 3-kraadist täpsuses siin 1964. aasta keskpaigast kuni siin siis 1968. aasta lõpuni, see 5-kraadine täpsus oli siin terved 60-ndad. See ongi siis see kultuuri revolutsiooni aeg. Üks selliseid kui sa lähed Ameerikasse natuke käinud, kui sa ameeriklastega räägid, siis see oli selline aeg, mida teist sellist aega ei ole meie tsivilisatsiooni ajaloos olnud, kus siis miljonid inimesed avaldasid meelt kõikvõimalike asjade pärast.
selle juurde siin tulema ka, et 1900 siis vaatamegi siis seda, et sellest uraanist ja Pluutost aru saada, siis vaatame seda 1960-ndate ühendust seal taevas, kui nad seal taevas koos olid, seda kultuurilise revolutsiooni aega, 1963 kuni 1969 wasn't just a span of years, it was a cultural revolution, you had to live it to believe it, ehk see kultuurirevolutsiooni aeg. Muidugi ka valitsused, eriti USA valitsus oli päris suure hirmu all, et näha, kuidas siis terve põlvkond võttis siis, tuli tänavatele ja mis siis kõik toimus. Nii, Tarnas siis oma juba siin just teile näidatud Kosmose psüühia raamatus kirjeldabki siis seda uraani ja Pluuto ühendust, mul on selle siit ette, et varsti saab ka seda aasta-kahe jooksul saab seda kõike ka eesti keeles lugeda, mille üle mul on suurimalt hea meel, et selleks peab tänama siis Hardo Pajulat ja üks esimesi podcast'e, mida ma sellele kanalile tegin, vestlusi oli ka Hardoga siis sellest Kosmose psüühia raamatusse ja link siin kuskil üleval, et minge kuulake, vaadake seda, kui ei ole veel Tarnase nimi ja Kosmose psüühia on veel võõrad, siis minge kuulake seda vestlust ja seal me räägime sellest sügavamalt. Aga Risto Tarnas arutleb oma arhetüüpse astroloogia teoses Kosmose psüühia uraani ja Pluuto ühenduse üle, mis toimus 1960 aastatel ja tõi kaasa revolutsioonilisi muutusi, transformatsioone ja murranguid. See planeetide joondumine, mis saavutas haripunkti aastatel 1960 kuni 1972, sümboliseerib loovuse, mässu ja vanade struktuuride lammutamise perioode. Siin on mõned olulised näited ja teemad sellest ajastust, mida Tarnas sageli seostab uraani Pluuto ühendusega. Niisiis, siit mõned näited, et aru saada sellest uraanist Pluutost, siin me vaatame ühendust 60-ndatel, kuid praegu me oleme siis sellest trigoonis siin just sisenemas. Sotsiaalne ja poliitiline revolutsioon. Nii, kodanike õiguste liikumine. 1960 aastat tõid kaasa olulisi sündmusi nagu Washingtoni marss, kodanike õiguste seadus ja valimisõiguse seadus, mida juhtis sellised tegelased nagu Martin Luther King Jr. Neid pilte oleme kõiki näinud. Mustade siis selline suur meeleavaldused, demonstratsioonid, kõik selline teema. Dekolonisatsiooni liikumised. Kolonialismi lõppemine kiirenes. Paljud Aafrika riigid saavutasid iseseisvuse ning toimusid revolutsioonid näiteks Kuubal ja Alžeerias. Kontrakultuuri revolutsioon. Noorte kontrakultuuri liikumine tõusis esile, vaidlustades traditsioonilised ühiskonnanormid, rahu, armastuse ja mässu teemadega. Kogu see Vietnami sõda tollel ajal, siis kogu see hipidee liikumine, meeleavaldused sõdade vastu, et ma seal mõned ameeriklastega rääkinud, kes tol ajal käisid ülikoolis, et see energia, mis tolles hetkes siis USA ülikoolides oli ja noortes oli, see mässumeelsus, see tahe ja soov avaldada meelt siis millegi vastu, tulla tänavatele, et sellist ei ole nähtud enam. Nüüd me siseneme uuesti sellesse uraani, Pluuto, sellesse trigooni, kus me hakkame sarnaseid asju nüüd nägema siin järgmisel 3, 4, 5 aastal. Nii, mida siis jälle igasugused kodanikuliikumised olid selle 60-ndatel väga aktiivsed, feminism ja sooline võrdsus, ehk siis teise laine feminism, Betty Friedan'i The Feminine Mystique ja rahvusliku naisorganisatsiooni asutamine peegeldasid kasvavat teadlikkust soolistest ebavõrdsustest. LGBTQ õigused, Stonewalli rahutused tähistasid pöördepunkti LGBTQ plus aktivismis. See tuleb siis kohe siin meil kohe natukese aja pärast ka teemana sisse, mis on ka väga huvitav sünkroonsus, mis praegu hetkel just on toimumas. Nii, sõjavastased liikumised, Vietnami sõjavastased protestid, vastuseis Vietnami sõjale mobiliseeris miljoneid, näiteks massimeeleavaldused nagu moratoorium Vietnami sõja lõpetamiseks 1969. Massimeeleavaldused, see ongi see uraan Pluuto. Sunniviisilise ajateenistuse vastupanu, paljud noored ameeriklased keeldusid sõjaväkke kutsumisest, sümboliseerides vastuhakku autoritaarsetele struktuuridele. Nii, mis veel toimus siis selles uraani ja Pluuto vaibis tuules? Kultuurilised ja kunstist läbimurded rock ja psühhedeelse muusika tõus, artistid nagu The Beatles, Jimi Hendrix, Bob Dylan said kultuurilise muutuse ikoonideks. Woodstock, 1 000 000 inimest siis tuli kokku ühele kontserdile. Legendaarne muusikafestival kehastas vabaduse ja katsetuste ja mässu vaimu. Psühhedeelne revolutsioon, LSD laialdane kasutamine ja muutunud teaduste seisundite uurimine olid sellel perioodil keskmes. Mis veel? Kosmoseuuringud ja tehnoloogia, Apollo 11 kuumaandumine 1969, see sümboliseeris inimkonna hüppet tulevikku, kehastas uraani innovatiivset ja Pluuto transformatiivset jõudu. Seda me siis kindlasti näeme ka siin, ütleme, nüüd me sisenemises uraani Pluuto trigooni, siis see space race või kosmose võidu relvastumine, kosmosesse minek on praegu väga aktiivne tänu Elon Muskile ja kõikidel teistele Hiina, India projektidele.
et mis on huvitav, et siis kui need planeedid satuvad, seal 60 olid nad ühenduses, siis nüüd on nad trigoonis, et kui need planeedid saavutavad jälle need uusi suhteid, need uusi järgmiseid aspekte, siis need teemad rulluvad edasi. Et need teemad, mis olid väga jõulised aktiivsed 60-ndatel, siis tõusvad uuesti esile nendel uutel tsüklitel. Et see on selline evolutsiooniline, voolav, selline arhetüüpne jõgi ja mingitel hetkedel siis, kui need saavutavad need planeedid seal sellised tugevad aspekte seise, siis need teemad kerkevad uuesti hästi jõuliselt esile. Seda me siis näeme ka siin järgmistel 3, 4, 5 aastal. Tehnoloogilised edusammud, arvud hakkasid esile kerkima, kui revolutsioonilised tööriistad silludes teed digiajastule. Nii, siis keskkonnaliikumine, raamat Silent Spring avaldamine, Rachel Carsoni töö tõi esile ökoloogilised kriisid, andis tõuke kaasaegsele keskkonnaliikumisele. Esimene Earth Day, maapäev. Nii, siis vabadusliikumised, mustanahaliste õiguste ja pan-afrikanismi tõus, sellised juhid nagu Malcolm X, organisatsioonid nagu Musta Pantri partei, Black Panthers nõudsid radikaalseid muutusi, tohutud mässu Chicagos on ju politsei vastu, üliõpilasliikumised, organisatsioonid nagu Students for Democratic Society juhtisid proteste rassismi, sõja, autoritaarsuse vastu üle maailma. Seal oli kõiksugused vähemused, grupid võitlesid oma õiguste eest seal 1960-ndatel, olgu need siis indiaanlased, gei, lesbide õigused, mustade õigused, naiste õigused, need kõik olid üliaktiivsed siis seal 60-ndatel. Kokkuvõtvalt siis need sündmused kehastavad uraani, mässi, innovatsioon ja Pluto, võim ja transformatsioon, arhetüüpseid teemasid, mis töötavad koos, et lammutada uuesti üles ehitada ühiskondlikke struktuure. Tarnas rõhutab, et sellised joondused pole deterministlikud, ehk siis see Pluto ja Saturn või see Pluto ja uraani põhjusta neid sündmusi seal all, vaid esindavad arhetüüpsed energiad, mis avalduvad erineval viisil läbi ajaloo. Ehk siis mingis mõttes nüüd, kui me satume uuesti sellesse uraani ja Pluto trigooni, siis uude välja, siis need teemad arenevad edasi ja arenevad uutesse kohtadesse. Ja et ta on selline teatav selline lainetus, see on selline arhetüüpne lainetus, võib seda nimetada. Siin me näeme siis neid lainet sõna otseses mõttes. Ja väga huvitav on ju, kus me nüüd siseneme sellesse juunikuust siin keskpaigast sellesse uraani ja Pluto trigooni ja siis hakkame juba nägema selliseid esimesi meeleavaldusi. Siit ma siis toon veel ühe näite, siis mis praegult toimumas on. Siis suured meeleavaldused praegusel ajal, siin ChatGPT käest küsisin, muidugi ma nägin seda Tšehhi ja Ungari asju uudistest ja siis ma huvi pärast küsisin, et mis veel toimub. Siis Serbias, Türgis, Ungaris, Bulgaarias, Keenias suured meeleavaldused praegu. Ungaris siis umbes 200 000 inimest tuli siis tänavale LGBTQ õiguste pärast. Jälle see jätk nendele, see 60-ndatel need teemad, mis olid. Suur rahumeelne marss. Ja me näeme, et kogu need teemad jätkuvad, need tehnoloogia teemad jätkuvad, need õiguste teemad jätkuvad, korruptsiooni teemad, kõik, mis siis olid 60-ndatel aktiivsed, need teemad ka siis tõusevad uuesti selle praeguse trigooni ajal suuresti üles. Serbias 1000 inimesed, Türgis siis opositsiooni linnapea vahistame, miljonid inimesed tänavatel, Bulgaaria euro kasutusel võttu vastu 1000 inimesed tänaval, Keenia politsei vägivald üleriiklik. Siis muidugi need USA suuremad jälle meeleavaldused üle pika aja, viimati kui siis oligi see 2011 uraan, Pluto ja sealt edasi, siis nägime sellised suuri meeleavaldusi. Et siuke huvitav aeg on ju, et see koos hingamine on väga hästi näha ja mis näited ma siin veel tahtsin teile tuua. Siis kõige viimasena toongi siis näitena Robert Browningu, see oli siis inglise viktoriaanik luuletaja, keda tuntakse eelkõige dramaatilise monoloogi meistrina, kelle looming ühendab psühholoogilise sügavuse ja keerulise poetilise stiili, ehk siis luuletaja. Ja kui me vaatamegi siis kellegi sünnikaarti, näiteks siin Robert Browningu oma, siis temal on siin uraan sünnikaardis siin, tema sünnihetk siis 1812, uraan siin ja Pluto siin ja siis nende vahel on siis see trigoon, millest see sama seis, mis siis praegu taevas on, lihtsalt sama seis oli taevas ka aastal 1812. Inimesed, kes on siis sündinud siis selliste planetaarsete seisude ajal, nende eludes siis need arhetüüpsed energiad väga tugevalt tulevad esile. Eriti inimeste siis, kes on võib-olla luuletajad, teadlased, kelle siis sellise elutöös me saame sellist neid arhetüüpseid energiaid näha, mis neid planeete.
ja tema siis tsitaat, et out of the wreck I rise, noh, kuidas ma siis ütlen, et sellisest tuhast või sellisest noh, wreck on siis selline õnnetus või selline mingi asi, mis on siis ma ei tea, katki läinud, et siis et sellisest tuhast või siis sellisest hävingust ma tõusen uuesti. Ehk siis see tõusmine on selline uus, see on see revolutsioon, see on siis väga selline pluutolik või siis väga selline uuesti tõusmine, revolutsioon on väga uraanilik, pluutolik, selline hävituslik suremine ja jällegi sealt mingi uue asja sündimine, väga selline pluutolik. Ehk siis Robert Browningu elus me näeme väga hästi siis sellist Pluuto ja uraani koostoimet. Tahtsin veel näitena teile tuua, noh siin me näeme siis, kuidas me nüüd oleme sisenemas sellesse uraani-Pluuto trigooni. Pikk protsess siin hakkab siin pihta nüüd jõulisemalt just praegu. Ja viimati siis, kus selline ühendus oli, siis ma tõin selle 60-ndast rääkisime. Et siin on ka näha, kuidas 60-ndatel siis nad olid siin taevas koos. Et siin see 15-kraadine täpsus oli siin 60-ndate alguses ja 72. aastal, et terve see 10 siin oli siis selles uraani-Pluuto vaimus see kontrakultuuri revolutsiooniline 10. Ja noh, viimati ma olen siis siin highlightinud, et millal siis nad olid taevas koos, samuti terve dekaadi oli siis Prantsuse revolutsiooni ajal 1787 kuni 1798, no seal ka Ameerika revolutsioon seal. Et uraan, Pluuto siis toovad esile revolutsioonilise aegu, siis põhjapanevaid muutusi, noh see Prantsuse revolutsioon ja Ameerika revolutsioonid on siis kõige olulisemad revolutsioonid üldse siin lähened tsivilisatsiooni ajaloos. Et kui need kaks tüüpi seal taevas kokku saavad, siis näeme selliseid revolutsioonilisi meeleavaldusi siin all ja see on siis lehekülg siin Tarnasest kosmose psüühiraamatust. Lihtsalt tõin selle näite teile siia veel natukene piltlikustada siis seda uraani ja Pluutot. Et siin Robert Browningu sünnikaart veel ühe korra, et kui sa soovid teada saada, et mismoodi need planeedid on asetunud sinu sünnikaardis ja mismoodi nad siis sinu seda eluteed kujundavad, siis tule minu juurde sünnikaardi konsultatsioonile. See kestab 1,5 tundi ja maksab 75 €. See saad siis sinna minna minu kodulehelt rikoveskiveli.com, saada mulle siia sõnum, enda nimi, enda meiliaadress ja lepime kokku aja konsultatsiooniks, siis saame vaadata, mismoodi sinu sünnikaardis on need planeedid asetunud ja nii ongi. Nii palju siis hetkel uraanist ja Pluutost ja sellest trigoonist siin nende vahel, mis siin on siis 3-kraadist täpsuses selle aasta lõpuni. Järgneva kuu alguses või lõpus või selle kuu lõpus siis vaatame, kuidas teeme siis selle juulikuu ülevaate uuesti, nagu tegime praegult juunikuu ülevaate ja siis juba augustikuu prognoos. Kui ei ole veel subscribe'inud sellele kanalile, siis minge vajutage subscribe'i nuppu. Järgneval nädalal juba uus podcast põneva külalisega ja kohtumiseni siis!